ja eelnevaid ettekandjaid ka selles osas, et Maria vastas ilmselt mitmele küsimusele, mis siin minu slaididest tekib ja ma saan viidata. Provokatiivne teema. halduses päris pikalt on räägitud sellest, päris palju teostusmudeleid on aja jooksul ilmselt tehtud. Andmeid justkui on, aga kuhu me sellega jõudnud oleme, tahakski natukene rääkida, et seda teemat tõstatada. Kes on seda lugu kuulnud, et teeme mudelid, teostusmudelid teeme halduse jaoks. Mina päris täpselt tean, mis sellega tehakse, aga haldus tuleb ja hakkab kasutama. Tõstke palun käsi, kellel tuttav jutt. Jah. Aga kes on näinud ühte töötavat haldusmudelit? Ahaa, näete, siin on. No, vaatame, kas on päriselt nii või. Pärast tahaks näha. Aga mis te arvate, kui palju euro eest neid teostusmudeleid sahtlipõhjas vedeleb? On see siin Eestis 4-kohaline number, 5-kohaline number, 6-kohaline, 7-kohaline? Ma oleks ka selle 7-kohalisele panda. Ühesõnaga, sellega midagi tõenäoliselt ei tehta. Räägin teile ühe loo, mis natuke on ajendanud selle haldusteemaga rääkima. Koolimaja Narvas, etteruttavalt ütlen, et selle teostusmudeli on teinud hea kolleeg konkurent Pimmest ja selle baasilt oli päris põnev toimetada, ülihea kvaliteediga materjal. Ja Riigi Kinnisvara oli tellijaks ja selgus, et soovitaks saada siukse asju nagu ruumikaardid. Siuke vidin nagu ruumikaardid. See on üks Exceli tabel, kus on siis ruumide kaupa olemas informatsioon, mis tükid selles ruumis on. Mitu plafooni, mitu püstikupesa, kui mitu ruutmeetrit akent. Ja Usin peaduvõtja ütles, et neil läheb 2 nädalat kuni kuu aega ühe inimese tööd sinna selle peale, et ilusasti üle anda see Exceli tabel. Ja jäime meie siis mõtlema, et okei, ruumikaart, Excel, midagi sellist näeb ta välja. Et see on siin meie interpretatsioon natukene, aga all on ruumid, siis on siin distsipliinid, näiteks laevalgusteid, selles ruumis 4 tükki, sellised, ühesõnaga mingisugune andmestik. Ja keegi peab seda siis tegema. Mõtlema, et teostusmudel oli olemas, info oli olemas, äkki saaks selle info sealt kuidagi kätte nagu natukese kiiremini kui see 2 nädalat kuni kuu aega kellegi haritud inseneri tööd. Ja jah, mudel välja nägi selline. Osad tükid, aga ühesõnaga informatsioon oli olemas, kõik suurepäraselt, geomeetria oli olemas. Ja otsustasime sinna siis minna kallale samasuguse tehnoloogiaga nagu Maria näitas, et eks Maria Sagari ja Jüri on meid õpetanud, kuidas moodi mudeleid käsitleda ning kuidas moodi siis neid andmeid selliselt kokku tõsta, et see Excel välja tuleks. Ja paradoksaalne lugu, et mudelid on olemas, selle eest makstakse raha, neid tehakse ja siis lõpuks keegi teeb veel kuskil Exceli tabelit käsitsi. Ehk et siis seesama mudel, kui nüüd tegime selle sama liigutuse, mida Maria näitas, et top management export
siis tuli sellest asjast välja, jah, number 1, ka Exceli tabel võib olla väga hea infokandja. Aga siin on siis sihuke Exceli tabel, kus saab dünaamiliselt ruumide kaupa infot võtta. Ja see, mis ma sellest räägin, on see, et see on seal mudeli sees olemas. See on seal nagu olemas, lihtsalt see, kuidas seda nagu interpreteerida ja kuidas välja võtta, seal on ilmselt trikid peidus. Kuidas see veel võib välja näha, siin on üks teine vaade, et võime vaadata andmeid Excelis, võime vaadata neid kuskil vaatoris. Maria näitas juba võib-olla natuke ägedamalt isegi, kuidas ruumide kaupa olid elemendid jagatud siin täpselt samasmoodi. Siin on ruume rohkem, aga näete, et ühe ruumi kaupa on nad ühte ja samat värvi ja tekib täpselt samasugune klikitav tabel, et kui ma nüüd tahan ikka teada, et kui palju nüüd sisevalgusteid siin A01 ruumis on, siis klõpsab peale ja see juhtub. Jällegi informatsioon, mis on seal mudelis olemas olnud ilmselt päris pikka aega, millest halduse kasutamisest räägitakse, aga seda alati ei ole. Ja veel üks huvitav informatsioonikild, mis tegelikult on nendes teostusmudelites olemas, aga esimese hooga välja ei paista, on see, et klassikaline küsimus, milline näiteks ventilatsiooniseade millist ruumi teenindab. Ja siin on nüüd värvitud siis kõik ventilatsiooni lõpuelemendid nende värvide järgi, milline ventilatsiooniseade seda siis teenindab. Et siin on väike sihuke nagu spikker ja seda võib kasutada nagu selles mõttes visualiseerida värviliselt, aga tegelikult võib-olla lõpuks on sul kuskil tabelireal vajalik teada või sinna ruumi minnes klõpsates selle elemendi peal. See info on olemas. Mudel eksisteerib. Kasutusjuhtu napib. Ja miks me sellest räägime, ongi see, et ilmselt see ei olegi nagu üksikjuhus, vaid see on hästi tihti see muster, et palju riigi raha pannakse selle peale, tellitakse ägedaid mudeleid. Loomulikult see on oma ette nagu tõmmanud kogu ehitussektorit kaasa ja seal on nagu palju siuksi nagu kaasnevaid nii-öelda hüvesid võib-olla sektorile. Palju kaasnevaid hüvesid sektorile, aga siiski nagu sinna lõppsuunani kuidagi jõutud ei ole ja eks ongi see, et alati on nii tehtud ja harjumus on selline, et need on võib-olla mõned põhjused, miks see kipub nii jääma. Ja tarkvara puhul ka võib-olla see, et maailmas on mustmiljon tarkvara, väga häid tarkvarasid on olemas, ka halduse jaoks on väga sobilikke tarkvarasid, tänagi siin on Taluxi esindaja näiteks olemas, erinevaid võimalusi on, aga kuidagi alati ei leita neid võib-olla ülesse. Ja nõuete osas on ka alati see, et aga on üldiseid nõudeid, aga mis mul siis tegelikult vaja on, et võib-olla see ka tekitab segadust. Natuke ajendas mind rääkima ka sellest teemast üks koolitus, mille läbi viisime. Tegime sellise koolituse nagu BIM-koolitus haldusega seotud inimestele. Ja siis alguses küsisin, et miks te siia tulite või mis see mõte on, mida te sooviksite siit saada, ja siis inimesed jagasid ka enda ideid ja seal oli saalis mitu päris põnevat praktikut ja sain sellist ausat ja vahetut tagasisidet ja mõtet, et mudeleid halduses eiratakse sellepärast, et see lihtsalt on keeruline.
et võib-olla tõesti kuskil seal on see informatsioon olemas, aga see on keeruline kätte saada. Et jah, kindlasti on nagu olemas võimalus, kuidas teha lihtsamaks, sellest me natuke räägime. Aga ilmselt see on üks siuke väga inimlik ja lihtne põhjus, miks see asi takerdub tihtilugu. Siis oli üks peatöövõtja, BIM projektijuht kuulamas. Väga suur au oli, et sellise kaliibriga inimene üldse tuli kuulama. Siis mõtlesin, et tema tahtis lihtsalt teada, et anname teostusmudeli üle. Tellija on seda tellinud, aga tagasisidet ei kipu kunagi tulema, et ei tea, kas me siis teemegi nii head teostusmudelid alati või et milles see lugu on. Jällegi peegeldas tagasiside üsna hästi olukorda. Ja kolmas härrasmees, kes oli siuke väga siiras ja samas väga suure kogemusega kinnisvarahaldur, ütles, et tead, et mina tulin sellepärast siia, et tead, käin küll nendel igasugustel üritustel ja räägitakse BIM-ist ja alati noogutan kaasa ja tead, tulevikuvärk sellega peab kaasas olema ja ma olen täiega poolt. Ja kõik teised noogutavad ka kaasa. Ja siis alati autoroolist pärastpoole on nagu hinges kripeldab, et ma ei saanud ju mitte kottigi aru. Et no tõenäoliselt on teistega ka samasugune lugu. Ja tema, kui sealt koolitusest ära läks, siis ta ütles, et tead, et nüüd ma vähemalt olen selle mudeli korraks lahti võtnud, ma tean, kuidas moodi seda avada. Ja siis mul tekib võib-olla järgmine mõte, kuidas moodi seda kasutada või vähemalt ma tean, millest ma räägin. Ehk et inimene sai väga väikese ilusa sammu ja oli enda vastu väga aus. Äkki saab sellest mõttest keegi veel natukene initsiatiivi täna siit, ma loodan. Mudeliga on täpselt samamoodi nagu jalgrattaga, et kui see jalgratta omale ostad ja nurka seisma paned, aga sellega mitte kunagi ei sõida, siis jalgratas ei ole väga hästi kasutatud raha, kui seda just ilu pärast ei oska. Mudeli puhul tekib ka väärtus ikkagi eelkõige kasutamisest, ja noh, see kindlasti ei ole mitte ainult kuidagi halduse spetsiifiline, et nii projekteerimises, ehituses, igal pool eelarvestamises on see ju nii ja Maria täna näitas ilmselt päris inspireeriva pildi sellest, kuidas seda mudelit siis on võimalik kasutada. Juba vanad eestlased teadsid, et kui tervet rehnutit ei jõua, siis tee pool, et interpreteerisin seda siis selliselt, et see on pool ideaalne mudel kasutuses kui ideaalne mudel sahtlis, et ilmselt ka see elutõde siin võiks meid edasi aidata. Maria rääkis juba ära, mis seal mudelis päriselt on, aga mõned mõtted siiski juurde. Lisaks 3D-le kõik seesama informatsiooni pool, kui tema standardiseeritud nagu siin on ja nagu Marial, siis on ta eriti hästi kasutatav. Ja seal on ruumid, halduse puhul on alati ju ruum, see kõige olulisem asi, mida me haldame ja ülejäänud asjad on tõenäoliselt seal ruumi sees. Et see informatsioon on see, mis mudelist tuleb ja mudelis ruum on alati arhitektuurimudeli keskus. Kõikvõimalikud seosed, et isegi kui esimese hooga seal mudelit avades neid seoseid näha ei ole, siis tegelikult seal taustal on informatsiooni rohkem olemas. Ja just nimelt, et võib-olla sa ei tahagi 3D-s näha neid, aga sul on vaja lihtsalt teada,
seada erinevaid seoseid, näiteks mitu ühe ventilatsiooniseadme taga olevat plafooni mingisuguses ruumis on. See andmemaadlus sellisel kujul annab ka võimaluse näiteks välja võtta seda, et kui palju on küttevõimsust ruumide kaupa, valgustite võimsust ruumide kaupa, seinapindade pindalasid ruumide kaupa. Ja selle läbi saada kätte erinevad hooldatavad mahud. Ja võib-olla üks sihuke ühtepidi natuke müstiline, aga teistpidi asi, mida on palju aastaid tehtud, on see, et mudelil on link teostusdokumentatsioonile. Ehk et kui me siit mudelist näeme, siia on sisse viidud link ja see link avab siis taustas vastava dokumendi, mis mingisuguse elemendi olemusele vastab. Nendes linkide juures tahaks peatuda selle mõttega, et ma ei ole näinud liiga palju, et neid linke keegi kasutaks. Need on lokaalsed lingid, need lähevad seal vahepeal kuskil, ei ole see mudel õiges kaustas ja oskaja saab hästi kasutada, kes võib-olla natukene kaugem, siis on selle lingi kasutamine nagu keerukam. Aga neid linke ometi oleme teinud palju aastaid ja ma tahaks 2 mõtet öelda, mis põhjusel, kuhu me oleme jõudnud, et miks see link on nagu kasulik. Number 1 on see, et kui seda teostusdokumentatsiooni nüüd tegema hakata ja neid linke sinna külge panema hakata, siis meie koordineerimismeeskond on tihti olnud ehitaja teostusdokumentatsiooni koostajale sihuke pind tagumikus, sellepärast et nende linkide loomisega tuleb väga tihti välja, kui palju teostusdokumentatsioonis on tegelikult dokumente puudu. Ehk et kui mudelis on rohkem elemente kui teostusdokumentatsiooni nii-öelda PDF, siis tihtilugu tekib küsimusi. Ehk et vaatame asja positiivse poole pealt, et isegi kui neid linke mitte keegi mitte kunagi kasutanud ei ole, siis äkki on vähemalt saanud lõpptellija seda jagu parema teostusdokumentatsiooni endale. Isegi kui seda mudelit mitte kunagi ei kasuta. Ja teine sihuke positiivne väärtus, milleni oleme jõudnud, on see, et tegelikult see link teostusdokumentatsiooni on ikkagi arvuti jaoks loetav. Ja ükskõik mis keskkonda seda mudelit siis kunagi tõstma hakatakse, siis see link aitab kindlasti seda mudelit kuskile halduskeskkonda üles riputada. Ja tänasel AI ajastul on see kindlasti väga konkreetne sisend AI süsteemidele, mis on masina jaoks selgelt loetav. Ehk et võib-olla see siiski ei ole kõige halvem variant, on mõnevõrra tulevikukindel. Ühe asja tahaks selgeks teha. Teostusmudel ei ole haldusmudel. Et ka see on tõenäoliselt üks tõik, mis tihtilugu kuidagi tellijate peas seda asja takistab, et nii, mul on nüüd teostusmudel, keegi andis selle üle, mingid kaustad on, mingid IFC mudelid on, mingid algformaadid on ka. Aga see ise tööle pole hakanud. Tellija pool siis võin kurvastada, et ise tema ei hakka ka. Et teostusmudelist haldusmudelisse on veel nii-öelda teine sama suur samm kui projektmudelist teostusmudelini. Ehk et see mudel ja kõik kaasnevad dokumendid, andmed on ilmselt vajalik kuskile haldustarkvarasse saada. Et see oleks seesama inimesele, kes seda tegelikult kasutab, lihtne kasutada. Lihtsad esmased sammud, eks olete, tahetakse ju praktilisi näpunäiteid. Panin mõned mõtted kirja, et kui peaks kirja panema, et mis on siin esimesed sammud, kus kohast võiks mingisugune kasu tulla. Kui sind
3D mudel mitte üks raas ei huvita, aga hallatavate vanade nimekirja kas või sellesama Exceli kujul tarvis on näiteks ruumide kaupa, siis selle asemel, et seda hallatavate vanade nimekirja kuskile ükshaaval sisse toksida, proovige ta sealt mudelist moel või teisel kätte saada ja sinna järgmisse tarkvarasse importida, et seal võib nädalaid kellegi tööaega saada kokku hoida. Et kindlasti see andmete ülekandmise ajakulu ja täpsus on see, kus kohast võiks tulla esimene kokkuhoid, isegi kui seda mudelit mitte kunagi keegi sinna 3D keskkonda sisse ei vaata. Loomulikult teistpidi mõne jaoks andmestik võib-olla täitsa ükskõik, tahaks lihtsalt ülevaadet saada, kuidas moodi see asi välja näeb. Tallinna linnale tehtud teostusmudelit, ma tean, ükskord oli kasu. Haldaja helistas mulle, ütles, et kuule, sul on see teostusmudel, et ma olen seal selles sotsiaalmajas ja see tädi, kes seal toas on kuri kui erilane. Mul on vaja teada, kus toanurgas küttekollektor on. Et siis ta ise küll sinna mudelist sisse ei vaadanud, aga mul oli mudel käe pärast, siis ma teadsin öelda, et seal kapi taga on. No, oleks saanud joonised ka ilmselt, aga oli siuke lõbus seik. Ehk et ka lihtsalt sinna mudelisse sisse vaatamine, nagu see suure kogemusega haldushärrasmees siis tegi seal koolitusele, et ka see võib olla üks siuke väike tükike, mis aitab. Seesama põhimõte, et teostusmudelist kuidagi see haldusmudel tekkima ja selle üks väga tugev eeldus on see, et tehke see kuidagi nagu lihtsalt kättesaadavaks. Seal ei oleks liiga palju infot, et oleks, ma ei tea, mobiiltelefonist kättesaadav või siis mingisugusest lihtsast keskkonnast. Ehk et kui päriselt tahame, et keegi haldur seda kasutaks, siis haldur ei lähe ja ei peagi minema kuskil inseneri tarkvarasse seda vaatama, vaid selle jaoks on eraldi tarkvarad, eraldi võimalused ja seda kõike on võimalik teha, aga lihtsalt keegi peab olema see initsiatiivi näitaja, ilmselt siis hoone omanik või haldaja. Aga see on niisugune vana elutõde, et kui asi on liiga keeruline, siis inimene seda ei kasuta ja ei pea. Eks kogu see tee, millest me siin räägime, on suuresti ju projekteerimise ja ehitamise etappides läbi käidud, et mudeli kasutamise puhul ka näiteks ehitusplatsil on olnud see olukord, et tegelikult see lihtsalt vajab natukene inimeste instrueerimist, mingite asjade näitamist, mingite asjade selgitamist ja lihtsalt sihukest inimlikku tööd, et lõppkokkuvõttes tehnoloogiat kasutavad inimesed ja meie ümber on nii palju infomüra, et vahel lihtsalt on väike abi juba see, mis suure muutuse ellu kutsub. Ehk et tihtilugu ise ei juhtu, aga vahel juba väikeste sammudega saab kaasa aidata. Plaan võiks olla, et isegi kui ta nagu kehvavõitu on, et siis saab katsetada ja plaani uuesti teha. Et võtame veel kokku, et kuidas siis võiks olla eeldus õnnestumiseks. Tee plaan, loo eeldused. Plaani all pean ma siis silmas seda, et toome paralleeli, kinnisvaraarendus. Kõik teavad, et kinnisvaraarendusel kokk läheb maasse siis, kui Excel naeratab. Ja see on põhimõte, ega siis keegi ei hakka ju ilma plaanita kinnisvaraarendust tegema. Aga kui me tahame nüüd, et sellest mudelist halduse faasis kasu oleks, siis ilmselt peaks ka olema mingisugune plaan või mingisugune eesmärk, et vähemalt mingi eeldus, et kus kohast mul see kasu tekib, kus ma inimese aega võidan, kus ma saan täpsust juurde. Ehk et mingisugune eelduslik plaan, siis on võimalik plaani ka hiljem parendada. Lihtsus, äärmiselt oluline. Kui ei ole lihtne, siis ei lenda. Ega see on ka nagu kirja kirjutamine, et pikka
põhjalikku lohisevat kirja oskab igaüks kirjutada. Samas, kui tahad hästi lühikest ja löövat, siis sinna võib-olla läheb tihtilugu rohkem aega läbimõtlemise peale kui pika kirja kirjutamisele. Ehk et lihtsus on kindlasti oluline. Ja vahelt piisab lihtsalt Exceli andmestikust, nagu me ennem rääkisime. Aga võtame selle Exceli andmestiku sealt mudelist siis kiirelt ja lihtsalt. See on nüüd küsimus siin haldusega tegelevatele inimestele, aga miks mitte ka ehitajatele, et kas või projekteerijatele, et kas teil on plaan, kuidas siis päriselt kasutada nagu suuremal skaalal võtta välja väärtust mudelist kui lihtsalt fakt. Mina Taavi Liiv, tänan tähelepanu eest ja võime hiljem veel vestelda ja arutada või on küsimusi siis. Ja. Seal oli slaidis oli 5 või 6 esimest sammu, mida saab teha. Aga mis oleks need 2 sammu, mis on nii-öelda edasi jõudnutele? 2 sammu, mis on edasi jõudnutele, nagu päris halduse poole peal just. No, ma tegelikult ütleks, et Maria näitas neid päris edasi jõudnute sammusid siin päris mitu tükki, et see andmemaadlus, millega Datacubist või Simplifilmi inimesed tegelevad, see on, ma arvan, maailma tasemel, et seal on nagu andmete kasutamise juures nagu peidus palju ja noh, loomulikult, kui on mingisugused spetsiifilised mõtted, kuidasmoodi seda mudelit või ka mudeleid kombineeritud joonistega, kombineeritud seal, ma ei tea, punktipilvede ja mingite mõõdistustega kasutada, siis igasuguseid tarkvaralisi lahendusi vastavalt konkreetsele vajadusele täna on võimalik nagu programmeerida AI abiga tõenäoliselt suhteliselt mõistliku kuluga, ehk et kui teada, kuhu tahetakse jõuda, siis ilmselt see advanced asjad ongi need, et noh, sinna saab ehitada peale igasuguseid loogikaid ja seda on suhteliselt mõistliku pingutusega täna võimalik teha. Et see, noh, täna ju igasuguseid tarkvarasidki juba igaüks programmeerib endale mingisugust väikest tarkvarajuppi, et ma täna ei näidanud, aga näiteks ühe halduse vaate jaoks tegin ka Power BI's samasuguse graafiku, umbes nagu Marial oli, aga panin sinna IRC vaaturi mooduli külge, et põhimõtteliselt võid Power BI'ga omal ise paari tunniga teha niisuguse väikese haldustarkvara prototüübi või mõtte. Aga andmete standardiseerimise samm, mida Maria näitas, see peab ennem olema tehtud, muidu ei juhtu mitte midagi. Äkki ma võin ka vastata siit, et ma arvan, et halduse ja tellija poole pealt üks päris oluline esimene samm on läbi mõelda, et mis andmeid ja mille jaoks tal vaja on. Et nagu see riigi kinnisvara väga hea näide oli, et noh, kui neil on vaja ruumikaarte, et siis need erinevad meeskonnad peaksid omavahel halduses suhtlema, et juba nõuetes oleks kirjas, et näiteks on vaja elementidele seda parameetrit juurde. Jah, selles mõttes, et erinevate osakondade suhtlemine oleks nagu üleüldse kasulik, et see on väga hea point. See on ülihea point. Me ka hästi tihti põrkumegi selle vastu, et mustmiljon sidevahendit on, aga tegelikult takerdub ikka sinna. Aga selle nõuete osas on nagu see, et me nagu oleme selles mõttes vastupidist usku, et jah, muidugi tellija võiks olla see maailmatark ja anda kõik info nagu ette, aga kui ta ei ole mitte kunagi katsetanud ja proovinud, siis ta nagu siis ei suudagi võib-olla nagu kõiki mõtteid ja võimalusi ette näha. Ja loomulikult ideaalis võiks olla, et kõik nõuded on ees ja neid nõudeid täidetakse ja kasutatakse. Tänane tendents on see, et need nõuded tihtilugu võib-olla nagu nõuavadki natukene rohkem, aga tegelikult seal näiteks selles haldusfaasiks
või ka ehituse faasiks on mingit väga väikest tükikest hoopis vaja. Et võib-olla saab ka teistpidi tagasi arvutada, et kui nüüd ükskord kuskilt otsast kasutada, et siis nagu seda nõuete baasi ka koomale. Et see teeks ka jällegi seesama lihtsuse printsiip, teeks asja lihtsamaks.